Tere tulemast riigitee 8 Tallinn-Paldiski kilomeetri 11 kuni 14 Tähetorni Harku lõigu ja Harku eritasandilise ristmiku eelprojekti tutvustamisele. Et me oleme siin sõlminud lepingu Roadplaniga, kelle ülesandeks on siis antud projekti eelprojekti ning põhiprojekti koostamine. Et põhiprojekt siis läheb järgmine aasta edasi, aga hetkel me näitame teile eelprojekti lahendust ja tutvustame oma valikuid, miks midagi on tehtud. Et minu nimi on Tauri ja minuga on siis ka koos Roadplani esindaja Edgar. Tervist ka minu poolt, mina Edgar Berman ja nüüd kui üldine tutvustus tehtud, et alustame siis lahenduse tutvustamisega. Me näitame siis esialgu visualiseeringut ja samal ajal jooksvalt räägime kaasa siis lahendusele, mis on koostatud. Jah, et me seda visualiseeringut aeg-ajalt paneme pausile, et seda lähemalt tutvustada, rääkida, aga see visualiseering jääb siis eraldi ringina kõigile kättesaadavaks, et kõik saavad seda siis ise hiljem tagantjärele vaadata. Ja lisaks siis kõigil, kes seda eelprojekti tutvustust näevad, neil on küsimusi, mõtteid, ootame siis tagasisidet aadressil tauri.vali@transpordiamet.ee. Nii, ja nüüd siis esimene see üldine tutvustus asukoha kohta. Paikneme siis Tallinna külje all Saue ja Harku valdades. Ning siit on siis näha kaks põhilist teed. Üks on Tallinn-Paldiski maantee ja teine on Juuliku-Tabasalu ühendustee. Nii. Ja nüüd, kui siit lõuna poolt liikuma hakkame, siis meie töö algus lõunapoolsel küljel ongi siis laagrialevikus see valge maja siin all on Veskimarket ja siit alates on siis lahendus tehtud 2+2. Tegemist on laagrisõlmega. Ja pööran tähelepanu veel sellele, et antud lõik koos siis viadukti ja ringristmikega ei lähe esimeses etapis ehitusse. Et kui me eelprojektis maade vajaduse tõttu lahendame ära kogu kompleksse süsteemi, siis põhiprojekt jääb ikkagi 1+1 lahendusena, tuleb see eelnev laagritunnel, kergliikluste tunnel ja edasi jätkub siis olemasolevast Veskimarketi juures oleva ringristmikust 1+1 maanteed kuni Paldiski maanteega kokku. Siit on siis võib-olla parem näidata, et siin kursoriga näidatud kohas on tegemist laagriviaduktiga, mida esimeses etapis ei realiseerita ja siit alates jääb siis 1+1 lahendus kuni Tallinn-Paldiski maanteeni. Ja kaasa arvatud siis täitsa objekti algus ka Veskimarketi. Jah, see ka. Jah. Siit edasi liikudes põhjasuunal, Tabasalu suunal järgmine koht, kus peatume, on Kotka kergliikluse tunnel ja siin on ka olemasolev Tuulemurru bussipeatus. Ja, et see bussipeatus jääb siia sama asukohta ja jalgteede ühendused ongi siis eritasandilised sõiduteega. Et antud kohas tõuseb see tänu tunnelile maantee punane joon, aga mürauuringust tuli see välja, et antud kohta niikuinii vajab paigaldada siis müraleevendusmeetmed ehk müraseinad siis. Nüüd järgmine koht, mis siit paistab, on siis instituudi tee viadukt, et olemasolev instituudi tee on siit paremal ja nüüd käesoleva projektlahendusega siis ühendatakse instituudi tee uue koguja teega, mis jõuab siis otsapidi siit lõuna poolt jõuab laagrisõlme välja.
siin on näha siis gaasikuteed ja kui mööda gaasikuteed liiklejad saavad siis mööda uut instituudi teevedukti, kas laagri poole või vana maantee peale, sest uue maantee pealt siis me kaotame ära kõik peale- ja mahasõidud. Antud juhul on näha üks lõik tegelikult siin 2 uue projekteeritud lõigu vahel, see gaasikuteel, mis siis hetkel on kruusatee, kuid hetkel on see meile teadaolevalt siis valla ja arendaja koostöös ka projekteeritav. Ehk siis saab ka see lõik eeldatavasti korda samal ajal kui meie objekt. Nii, see on siis eelmainitud instituudi tee viadukt ja nüüd liigume põhja poole. Siin on maantee on juba süvendisse viidud, et siis vähendada ka vasakul Nurmepõik tänavate ääres olevate siis müra. Nüüd järgmine asukoht, mis on samuti eritasandiliselt ühendatud, on Nurme tänaval asuv Nurme kergliikluste tunnel ja siit on ka siis näha mõlemal pool pisikesed parklad koos jalgrattahoidjate võimalusega ning siit paistab üks jalgteejupp, mis ühendab siis Ristiku tänava selle projekteeritud Nurme bussipeatuste asukohaga. Et see Ristiku tänav jõuab siit teiselt poolt jõuab instituudi teele välja. Edasi jätkub siis samamoodi maantee, veel kord eelprojektis 2+2, põhiprojektis esimese etapi ehituses 1+1. Nii, ja nüüd siit paistab siis Harku sõlm koos oma rajatiste ja kergliiklusteedega. Et nüüd korraks pani video pausile, siit vasakult poolt just me tulime ja siit põhja poole liigub siis see Juuliku Tabasalu ehk lühendatult Juta Tabasalu poole. Ja siit teine viadukti all olev 2+2 on siis Tallinn-Paldiski maantee. Jalakäijate ristumised teega on eritasandilised, et jalakäijad siit Paldiski poolt tulejad saavad kasutada jalakäijate jalg- ja jalgrattateed, liikudes siis alajaama viaduktist üle ja kasutades uus tänava kergliiklustee tunnelit ja jõuavad tagasi siis siia Paldiski maantee äärde, kus on olemasolev kergliiklustee. Võib-olla paned korra pausi ja näitame ära ka selle lõpu, et kokkuviimine siis olemasoleva maanteega 1191. Seda mõtled, just. Et siit ringid alates on perspektiivis jätkub see Juuliku Tabasalu tee 2+2 siit otse üle, aga käesoleva töö lõpetatakse ära siin kohe vahetult peale seda ringi, ehk siis me viime kokku selle maantee olemasoleva Harku-Rannamõisa maanteega. Nii, ja nüüd kui liikusime just Juuliku Tabasalu ühendusteel, et siis liigume läbi ka Tallinn-Paldiski maantee. Et siin allpool on siis Tallinn ja siit me liigume suunaga Paldiskisse. Et siit paistab instituudi tee ristmik. Nii, ja siin on siis samuti Angela kergliiklustee tunnel. Need bussipeatused on siis tänase nimetusega bioloogia bussipeatused, võib-olla aitab arusaadavaks teha, et kus me täpselt paikneme ja siin siis ongi instituudi tee, olemas instituudi tee, et see ristmik siin jääb parem sisse, parem välja lahendusega. Kaovad ära vasakpöörded. Foorid kaovad ära ja vasakpöörded. Lisaks on Tallinn-Paldiski maantee siis
terves ulatuses antud projektis lahendatud muutuvteabega liiklusmärkidega. Nii, ja nüüd siit liigumegi siis Paldiski poole ja siit kaugemalt juba paistabki siis see Harku sõlm, mida just teiselt poolt liikudes ka nägime. Ja siin objekti lõpus on siis ka Harku bussipeatused. Võib-olla võtame ette ka asendiplaani, et näitame ära kindlasti täpsemalt Nurme tunneli piirkonna ja seal tagused teed ja samamoodi ka siis objekti lõpu näiteks Paldiski maanteel, et bussipeatust asub. Võib-olla me korraks käime kiirelt läbi, ongi, et siit samast lõunast hakkab pihta, nagu see video käis, et siit siis see on siis Veski Market ja Veski Marketi juurde tuleb siis Laagri kergliikluse tunnel jalakäijate ühendusvõimalusega bussipeatused. Siis siit paistab ka see olemasolev ringristmik musta joonega, et põhiprojekti lahenduses jääb siis see ringristmik paika, aga selle lõpplahendusena, ehk siis see käesolev eelprojekt, mis on lahendatud, et siis see ringristmik kaob ära, tekib eritasandiline sõlm ja mõlemal pool siis eraldi ringid. Nii, ja nüüd, kui me liigume siit põhja poole, siis jõuamegi Kotka kergliiklustee tunneli juurde. Et seda siis nägime ka visualiseeringus ning kõik need tunnelid oleme püüdnud teha võimalikult avarad ja võimalikult valgusküllased. Et see tunnel on sisuliselt, Kotka kergliiklustee tunnel on sisuliselt selline nii-öelda silla tüüpi, et seda võimalikult palju seda avarust ja valgust seal oleks ja loomulikult ka see tunneli suudmest väljudes, et see ohutus oleks tagatud kergliiklejate vahel. Võib-olla on näidata ka seda tunneli tüüpi siis. Jah, ma võin ta iseenesest korraks lahti võtta. Meil on nüüd siis Kotka kergliikluse tunnel ja lahendus ongi siis selline. Ja sarnane lahendus on ka Veski Marketi juures siis uuel kergliiklustee tunneli samamoodi. Et olen püüdnud vältida tavalisi kartunnelid ja nagu Edgar ütles, et oleks võimalikult avar ja siis liiklejale võimalikult mugav. Nii, ja nüüd see on siis see Kaasikutee, mida me siit ka enne visualiseeringust nägime ja siit kohe tuleb siis Instituudi tee viadukt. Ja siit, kui liigume Paldiski maantee poole, siis nüüd oleme jõudnud Nurme kergliiklustee tunneli asukohta, kus on siis ka Nurme bussipeatused. Et mõlemal pool Jutat on siis Nurme tänav ja see sõidukite liiklus on tehtud nii-öelda tupikuks, et tunnelist läbi pääsevad ainult kergliiklejad. Need tunnelite valikul on veel ja viaduktidel samamoodi on lahendused sellised, et näiteks selle sama Juta koha peal esimeses etapis ehitame välja siis poole sellest tunneli pikkuselt ühe maanteeniidi alla. Siis. Ja eelnevalt mainitud Ristiku tänava jalgteeühendus on siin samuti näha, et kui siit vaadata, siis siit paistab Instituudi tee ja siis jalakäijad saavad edaspidi Nurme bussipeatusele suundudagi läbi Ristiku tänava. Siit põhja poole liikudes jõuame taaskord Harku sõlme ja siit on siis näha ka Agere viadukt, Alajaama viadukt. Ja siit põhja poole on siis näha see perspektiivne Juta jätkumine, mida käesolevas töös ei lahendata, vaid viiakse kokku olemasoleva maanteega Tabasalu suunal. Ja siit on ka siis näha ka bussipeatused. See on nüüd Vatsla tee, mis siit joonisel vasakule liigub. Ja siin on siis bussipeatused koos jalakäijate ühendusega. Võib-olla paned korra natukene allapoole tagasi T8 peal, et
Sinna me oleme ette näinud ühe mahasõidu laiadele veostele seoses sellega, et siin taga on teatud suuremad ettevõtted, kellel on mingi aja tagant tarvilik vedada ülekabariidilisi veoseid. Et igapäevaselt on see Uue tänava lõpp seal, kus just on kinni, ta on piiritletud, kuid kokkuleppel ja teatud inimestel on see võimalik siis avada, kui on see hetk käes, et ülekabariilised veosed peavad oma siis suuri kaupu vedama. See on sellepärast ka vajalik, et see allpool tunnel ja alajaama viadukt hoopis, et alajaama viadukt on oma möötudelt nagu fikseeritud, et üleliia kõrgeks seda ei ole võimalik ajada, aga ligipääs samas peab jääma kõigile. Jah, et ülekabariilised veosed siis suunduvad siia alajaama tänavale ja kasutavad siis seda uus tänava mahasõitu, mis on tavalises olekus on suletud, on piirde taga, aga täpselt nii nagu Taar ütles, et kui on vaja, siis saab seda kokkuleppel kasutada. Ja samamoodi on tehtud siis katkestused põhitee T8 peale. Nii, siit kui liigume korraks, hüppame Tallinna poole, hakkame sealt poolt ka tulema, nii nagu ka visualiseering tuli, siis üks lõik, mida visualiseering ei näidanud, on siis projekteeritud aiatänav, mis on siis nüüd asub siin nende arendusalade taga. Ja põhjus, miks seda tehakse, on siis selles, et Paldiski maantee projekti realiseerimisel, ehk käesoleva projekti realiseerimisel suletakse olemasolevad mahasõidud Paldiski maanteelt. Ja selleks on siis vaja tuua uus tänav, nimega aiatänav, siit teiselt poolt küljelt, mis ühendab ära siis need arendusalad. Sulgevad siis sõidukitel, et kergliiklejatele jääb läbipääs alles ja on võimalik kasutada siis olemasolevat kergsusteed. Nii, ja nüüd see on siis täna olemasoleval kujul instituudi foorristmik ja bussipeatused, bioloogia bussipeatused, nii nagu varem mainitud, jäävad parem sisse, parem välja lahendused, vasakpöörded kaovad ära, foorid kaovad ära ja Paldiski maantee on siis keskpiiridega lahendus. Et kiirusepiirangutest ka võib-olla mõne sõnaga, et juuliku tavasel ühendusteel ette nähtud 90 km tunnis, kui on mingil põhjusel lõikudes vajalik, siis loomulikult vähendab ja Paldiski maanteel muutusteabega liiklusmärgid, kiiruspiirang 100 km tunnis, kus on võimalik, aga teatud kohtades siin siiski tulenevalt linna lähiümbrusest, siis tuleb ka seda kiiruspiirangut vähendada. Ja üleval vasakul on näha ühte kogu teed Paldiski maantee 432 jaoks. Et tegemist on nüüd sellise erilahendusega, kuna 2+2 peale selliseid mahasõite enam jätta ei saa. Oleme ette näinud siis hetkel sellise kogu tee koostöös arendajaga põhimõtteliselt, et see ligipääs selle tee kasutamiseks jääb ainult siis nendele elanikele, kes seal Paldiski maantee 432 aadressil elavad. Ja nüüd liikudeski siis taas Paldiski poole, siis jõuamegi Harku sõlme. Ja Harku sõlm, iseenesest see lahendus oli visualiseeringus näha, et sellised nad nüüd kujunesid. Ja siin lõpus on siis ka see Harku bussipeatused, et üks ühel pool ja teisel pool, lisaks jalakäijate eritasandiline ületus Harku kergliikluse tunnel, mis siis ühendab ära siit põhja poolt seda Vatsla teed ja lõuna poolt siis see suund saab jätkuda kas siis sinna Hüüru poole või siis Harku poole, kas siis kasutades siis seda uus tänavat. Võib-olla näitame korra ülevalt poolt seda Tallinn-Keila suunas busside ligipääsu Harku peatusesse, et vältida, oleme ära kaotanud siis sellise põimumise koha ja ohu, et seetõttu on bussidel siis esialgu vaja sõita rambile
nende jaoks on projekteeritud eraldi väike lõik, kus nad saavad siis kiirendusrambi peale ja sealt juba ilma konfliktita liikuda peatusesse. Ja, et siit on näha, et kui see Tallinna poolt liikuv buss soovib peatuda Harku peatuses, siis ta teeb siit rambi pealt ühe maapöörde ja jõuab tagasi otsapidi kiirendusrajale, mis on siis piirdega eraldatud teistest sõiduradadest ja peale bussipeatust siis see kiirusrada siis kiirendusrada läheb kokku põhiteega. Ja teisel pool jääb ta aeglustus raja algusesse, ehk siis sinna ei ole muud varianti ette vaja näha. Nii, ja nüüd siis jõuame lõigu lõppu Paldiski maanteel, Tallinn-Paldiski maanteel, et see viiakse siis kokku olemasoleva 1+1-ga. Mis siis kunagi ka jätkub, et on hetkel meie lõigu piirides siis alla Keila poole on projekteerimises ja sealt jätkub siis samamoodi tulevikus 2+2. Nii. Võib-olla ühte asja korra veel, et kui me liigume uuesti täitsa sinna Veskimarketi poole ära, et eelnevalt jäi mainimata seoses selle uue kergliiklustee tunneliga maantee nii-öelda punane joon väheke tõuseb ja seal me näeme ette siis, kuigi mürauuringust see ei tulnud vajadus vasakul pool siis olevate majade nii-öelda lisa müralennendusmeetmete rakendamiseks, siis me näeme ikkagi projektis ette müratõkkevalli suurendamise paralleelselt siis sõidutee punase joonega lihtsalt. Tõuseb ka müra veel samamoodi, müra ei tohiks ei suurenegi, eks ju. Need asjad on nagu iseenesest ka üle vaadatud. Nii, ja võib-olla mõne sõnaga puudutaks ka Uluki uuringu tulemusi. Et Uluki uuring, mis on siis tehtud Hendrikson ja Co. poolt, mis tehti juba varasemalt selle käesoleva töö eskiisi mahus, siis sealses uuringus tuli välja see, et tulenevalt sellest Tallinna lähiümbrusest ja maakasutusest ei ole tegemist siin suurte metsamassiividega, kus ulukid ja loomad võiksid paikneda ja teed ületada, välja arvatud siis üks koht, mis jääb siis sellest instituudi tee viaduktist mõneti põhja poole, et siin ortofotodel on ka näha, et siin paremal pool on see tähetõrgemets ja vasakul pool need metsamassiivid mõneti jätkuvad. Aga kuna neid konflikte on olnud nii vähe, siis käesoleval ajal ei ole ette nähtud ulukitele eritasandilist ülepääsu, kuid ei ole seda maanteed ka tarastatud. Et tulenevalt siis ka üldplaneeringust ja praegustest maakasutustest siis on näha, et sellel asukohal ei ole otseselt suurt otstarvet siin. Et sellel eritasandiliselt ulukite ülepääsul. Ja ega muud ei olegi, et selline ta on natuke ajakavast, et jätkub siis projekteerimistingimuste menetlus põhiprojektile, siis põhiprojekti koostamine ja järgmise aasta teises pooles on siis põhiprojekti valmimise lõpptähtaeg ja ehitus, esimese etapi ehitus, mis siis hõlmab Tallinn-Paldiski maantee 2+2 lõiku ja Juta lõiku 1+1, algab 2024 praeguse seisuga siis. Ehk siis jah, et kui praegune eelprojekt lahendab ära kõik need oranžikad teed 2+2-na, siis meie järgnev põhiprojekt lahendab ära Paldiski maantee 2+2-na ning Juuliku Tabasalu esialgu 1+1-na. Et ka siis rajaliselt vaadatakse üle selle pilguga, et need esialgu tehakse 1+1 jaoks ja võimalusel siis, kui hiljem tekib see soov 2+2 peale minna, et siis on neid rajatisi võimalik ka pikendada või paralleelselt kõrvale uus teha.
aga ega vist ongi kõik, et meie poolt on hetkel kõik, kes soovivad avaldada oma mõtteid, arvamusi, kommentaare eelprojekti kohta ja näevad, et midagi võiks muuta või peaks muutma, siis kindlasti andke teada tauri.vali@transpordiamet.ee. Kõigile küsimustele vastame ja siis võimaluste piires vaatame üle, kas saab arvestada või ei saa. On sul lõpetuseks miskit? Ega ei ole. Kõik sai põhiline üle käidud. Aitäh ja jääme ootama tagasisidet. Just, kõik head.